Tuleks, te mainisite mõlemad osteopaatiat, et üks on praktik ja teine on siis arendaja, on ju, niimoodi lühidalt kokku võttes. No, praegusel hetkel. Praegusel hetkel, jah. Mis hetkest see teie ellu jõudis? Millal oli see esimene kokkupuutepunkt ja mis võis olla see, ütleme, üks peamiseid põhjuseid, mis paelus selle juures, et seda ma tahan. See mulle. No, see jõudis umbes 25 aastat tagasi. Ma lihtsalt olin valmis keha vaatama kui tervikut ja tunnetama, et siis jõudis osteopaatiaga minuni. Natuke läks veel aega, kuni ma seda õppima sain hakata, sest osteopaatia tuli ja võttis mind, mitte mina teda. Ta lihtsalt samm-sammu haaval tuli mulle lähemale ja tuli ka õppimise võimalus, et õppisin Peterburis. Baashariduse sain Tamara Kravtšenko koolis ja edasi Moskvas Litvinovi koolis, et vene taustaga. Kas sellel on mingi eelis ka või? Kui mõtlen selle peale, et miks ma ta küsin eelis? Sellepärast, et ma tean seda, et mu vanaema, jah, kunagi ammu väike poiss on, siis elas meiega, mäletan. Tema käis väga tihti Venemaa nõidade juures mingeid asju õppimas ja uurimas. Ja ma olen paljudelt kuulnud, et paljud mingi kindla valdkonna spetsiifiliselt käivad ennast väga tihti just nagu Venemaal harimas. Et mis see põhjus on? Kas need koolkonnad on suuremad, kas nad on nii-öelda vanema ajastu või selle lineaažiga või kuidas eesti keeles on see reliikve nii-öelda või on lihtsalt professionaalsem? Osteopaatias nad ei ole vanemad, osteopaatia on pärit Ameerikast ja Venemaale jõudis ta 91-92 kõigepealt Sahhalinile ja Sahhalinilt Peterburi ja sealt argnes laiali, et miks ma valisin Venemaal õppimise lihtsalt keele pärast? Oli lihtsalt keel suus ja lihtsam õppida ja selleks ajaks, kui mina õppima läksin, oli juba Lätis osteopaatia kool olemas, aga läti keel oli keerulisem ja soome keel samuti oli keerulisem. Naabritel olid juba osteopaatia koolid olemas. Miks Venemaa? Võib-olla tõesti selles on Venemaa eelis, et nad saavad palju rohkem teadustöid teha, materjali on rohkem. Võimalusi on rohkem, tehnikat on rohkem. Venemaa osteopaadid on teadustöid teinud võrdselt prantslastega. Ilmselt USAs on ka, aga need ei kostu siia. Neid lugeda praktiliselt ei õnnestu. Interneti avarustes pole saada. Venemaa omad ja Prantsuse omad on saadaval. Päris huvitav. Ja ka seal koolis, kus mina õppisin, tehti teadustöid erinevatel teemadel, eriti ajuuuringuid ja puudutuste uuringuid ja puudutuse mõju ja see oli kindlasti eelis. Miks ta on teistmoodi kui Euroopa koolides? Venemaal tänase päevani saavad osteopaatiat õppida ainult arstid. See on nendele lisaharidus ja lisapalk. Isegi kui nad ei tööta osteopaadina, aga nad on saanud hariduse, lisahariduse, siis on nendele boonus. See tähendab, kas sul endal on ka siis arsti haridus? Minul on füsioterapeudi haridus ja see sobis sellel hetkel. Mul on füsioterapeudile all veel eripedagoog, kõigepealt arvasin, et hakkan lastega tegelema, aga siis elu vedas järjest edasi ja nüüd ma olen osteopaatis ja seda eripedagoogi haridust läks väga vaja. Enne kui ma annan Erki sulle ka sõna samal teemal, siis mul tekib kohe küsimus, Ragnar, sulle, et sa mainisid väga huvitavat asja just selle koha pealt, et mitte sina ei valinud osteopaatia valis sind samm-sammult järk-järgult on ja ma usun, et paljud inimesed on kogenud oma elus seda ja eks mina ka mingites valdkondades. Aga kuidas sa seda kirjeldaksid? Nagu, et mis need, et kui on inimene, kes võib-olla ei saa nagu päris sellest kontseptsioonist aru, mis mõttes elu või mingi valdkond valib mind, et elutu asi usku, et kuidas see nagu välja nägi, et võib-olla mõni üks näide, kuidas ta sulle järk-järgult lähemale jõudis või siis aru sellest, et okei, ta tuleb kogu tagasi meie pärast. Ja, kui ma aru sain, Eestis tollel ajal 2000-te alguses olid ainult võõrkeelsed osteopaadid, kellel oli võimalus mujal õppida, haridust tuua.
ma nägin nende tööd, mulle meeldis see ja ma teadsin, et see on minu rada, ma tahaks seda osata. Kuni selle hetkeni, kuni ühel lõuna ajal tuli meie töökohta üks meesterahvas ja ütles, et ma lähen nüüd Peterburi osteopaatiat õppima. Kes tahab kaasa tulla? Ma teadsin, et see on nagu kellahelin minule. Mina tahan kaasa tulla, aga ma ei tea, kus ma selle raha saan. Osteopaatia õppimine ei ole kunagi odav olnud. See on pingutus. Aga ma ütlesin, ma tahan küll tulla. Teate, siis tuli raha ka. Sealt, kus ei osanud oodata. Sellega osteopaatia võttis mind. Ütle jah ja sulle tehakse tee lahti. Selle teema juurde võib-olla jõuame tagasi. Aga Erki, minu lugu. Sinu lugu osteopaatiaga kohtumiseni. Millal see esimene date oli? See on selline... Ära ütle nüüd, et see date oligi Rainaga ja läbi selle tuligi see sulle sinna kõrvale. Ragnat ma teadsin ennem, aga põhimõtteliselt on sul õigus, et tegelikult see tuligi teidiga, ütleme aga natukene teistmoodi teidiga. Et elu viis mind ühte väga raskesse autoavariisse ja ütleme sellest avariist välja tulemuseks ma siis liikusin osteopaadi vastuvõtule. Ja täna ma ütleks, et see vastuvõtt või need vastuvõtud toetasid hästi palju minu sellist efektiivset taastumist. Ja muidugi seal kuna Ragnar siis töötas minuga ja aitas mind selles ja siis sealt kasvas see kõik edasi. Ja miks see mind võlus on see, et kuidagi sellised üllatusmomendid tekivad, kui sa oled seal sees. Kui sul on ikkagi trauma, on ju, ja sa tegeled sellega, võimled ja käid igal pool füsioterapeutide juures, käid arstide vastuvõtul, et meditsiin kõik on nagu toetab seda, sa tuled nagu kuskilt välja aga see on, ütleme nii, et arstid tegid mulle, panid muuesti narkoosi, et vaadata, et miks mu käsi nagu ei liigu kuidagi või mis seal on, nad vaatavad, panevad narkoosi alla, et peavad lahti murdma äkki, aga tegelikult oli kõik vaba. Ja tegelikult oli vaja lihtsalt sellist psühholoogilist ja ütleme teraapilist pikemat perioodi. Sest et kui sul on väga raske trauma, siis sellest väljatulekuks see ei juhtu nagu nipsust. Ja see teekond hakkas sealt pihta ja kui hiljem nagu tagasi vaadata, siis mitte midagi ei ole juhuslikku. Ja siis me oleme koos ja teeme kooli ja õpetame teisi ja pigem nagu on see ka, et see andis omamoodi tõuke selleks, et anda nagu siis päriselt ka inimestele rohkem seda võimalust, et nad saaksid ka seda tunnet, mida mina võib-olla tundsin tollel hetkel. Kas te olete ainsad, kes Eestis pakuvad sellisel tasemel või skaleeritavusel osteopaatia võimalusi õppida ja abi ja teenuseid? Eestis on teisi koole ka, kes siis pakuvad osteopaadi kas siis võtteid, tehnikaid õppida ja sellist lühemat formaati. Et akadeemia on keskendunud siis Euroopas kehtivale standardile, kus siis on ära reguleeritud, et milline see õppe peaks välja nägema ja millise aja jooksul on siis võimalik üldse saavutada see osteopaadi pädevus. Täna 10 aasta kooli mida õpetada on ka kõik reglementeeritud tegelikult. Mis koguses, mis aineid ja kuidas. 2015 on Eestisse kinnitatud. See on standard nagu üle Euroopa välja töötatud osteopaatide poolt ja ütleme, kui täna vaadata tagasi seda 10 aasta ajalugu, et kes see on nagu õppepraktikult inimesele, et ei ole ju
õpetaja on nagu üks selline andragoogi kutse, on ju, et kuidas sa seda pädevust edasi annad, siis selle jaoks on vaja ju seda pädevust omada. On ju, et selle pädevuse omamiseks siis kulub aega. Ja ütleme 10 aastat vaadata nüüd seda 10 aasta ajalugu, siis see aeg on tegelikult hästi oluline. Ja need teadmised, need ei tule nagu sellised 2 kuuga ja 3 kuuga ja ütleme aastaga ja ma ei tea, Ragnar oskab siin muidugi paremini öelda, kui kaua tegelikult kujuneb võib-olla kaua kulub aega selleks, et siis saavutada see pädevus, osteopaadi pädevus, kui me räägime nüüd pädevusest. Aga nüüd me läksime juba kooli, et minu lugu sai otsa. Jah, mul tekibki see küsimus, et täpsustusena võib-olla, et siis oletegi akadeemia täna pigem koolitajad, kuivõrd nii-öelda ravijad või on mõlemad esindatud ikkagi siin? Ma arvan, et meist on mõlemad esindatud, sest meil on siin osteopaatia butiik, kus toimuvad praktikad ja ma ikkagi nimetan ennast rohkem praktikuks, et läbi praktikaga õpetama. Nähme selle osteopaatia keelelise ja terminoloogiani ja siis püüame vaadata, kuidas siis Ragnar läbi praktika seda ka lahti seletab või siis hoopis Erki on. Aga enne, kui me lähme sinna, ma olen teile kingitused ära, sest muidu ma just unustan. Teile kingitused meeldivad? Väga. Mul on muideks viimasel ajal õppinud vastu võtma kingitused. Ja ma praegu olen hästi imestunud. Tegelikult Erkile ei meeldi kingitused. Ta ei oska kuidagi käituda. Täna ma olen selle selgeks saanud, et tuleb vastu võtta, kui antakse. Talle meeldib teha kingitusi. Mulle ka. Aga vastuvõtmisega tal on keeruline. Mul samamoodi. See on mingi võib-olla teatud tüüpi inimeste mingi eripära. Mul on ka keeruline vastu võtta. No siis on keeruline. Tõstan kulme, aga võtan alati vastu. Jah. Siis teeme selle kingituste vooruga ära kiiresti. Või kui kiiresti, mul on tegelikult terve raske paberkott on täis asju, et see jääb pärast teile siia lihtsalt. Aga hakkan lihtsalt kuskil pihta, ma raiskan mõned minutid teie aega ja kuulajate vaatajate aega. Kui te juba teate, mis siin on, siis te võite vedasi klikata, kui soovite. Aga mine tea, võib-olla just täna tahad sa kuulda seda ja siis hiljem endale midagi ka soetada. Aga igal juhul tegemist on saate sponsoritega, et sellepärast on kingitused. Et minu enda poolt ei ole midagi. Oleks enda raamatu, ma tahaks, aga mul on läbi müüdud kõik. Esimese asjana, mis annan teile on kodulõhnastaja, eeterikõlidel baseeru kodulõhnastaja, sellised brändid nagu Roof Terras, mis on siis kodumaine bränd. Ja teevad tegelikult küünlaid ja autolõhnastajaid ja kõike muid ka, aga siin on need klassikaliselt need bambusest või puidust need pulgakased, mis pistetakse sinna sisse. Ja siis ta lõhnab sul, kus iganes parasjagu sa tahad, et ta sul lõhnaks magamistoas, vetsus, ma ei tea, voodi kõrval. See on teile. Eile just tutvusime su sponsoritega. Aha, no võt. Ja kui keegi tahab, siis ruutterras.eu mine vaata ja kirjuta ostukorvi hetkel märkuste või lisainfo lahtrisse Kris Kala ja saad üllatuskingituse Kristenilt, kes on selle brändi looja. Siis on mul üks selline asi nagu toor kakao. Olete kakao sõbrad? Jaa. Mul on siin kakao. No võt, mul on toor kakao sellise brändi poolt nagu Mama Kakao, see väike kott tuleb kaasa ka. Aga kes veel pakikest näib pole, siis selline pisikene 70 grammine kakao. Siit saate juua natukene kakaod ja see on väga kvaliteetne, otse Guatemalast. Mitte täna hommikul oleks tulnud, aga see mõttes tuleb Guatemalast. Väga uhke, jah. Siis siia kõrvale on mul veel anda nüüd siukseid asju nagu Contamo bränd, magneesiumi tootjad. Jah, saate lugemist hulgaliselt lihtsalt nagu rõvedalt palju. Ja, me oleme kõik hästi magneesiumi fännid siin. Meil on magneesiumi tavaja raamat ehk räägib magneesiumist üleüldiselt. See on üks raamat. Meil on kuidas seljatada kilpnäärme talitlushäired. See on teie raamat. Kõik on kirjutatud sama arsti poolt, teadlase poolt Caroline Dean, tõlgitud eesti keelde. Siis on meil selline raamat nagu kõik, mida peab teadma naise tervisest. See on päris huvitav raamat. Ma ise lappasin seda nagu läbi ühe saate jaoks. See oli tõesti huvitav. Ja kõikides raamatutes, nendes alampealkirjades on tegelikult lahti kirjutatud need haigused või mingid seosed läbi magneesiumi ühenduse. Miks need haigused tekivad, eks ole, võib-olla on see hea turundusviis ka loomulikult, aga siin on ka teadused taga referentsid lõpus allikatele, mis moodi magneesium on seotud siis erinevate nende kilpnäär, naise tervisega, kõige muudega. Ja viimane kõige uuem raamat on ärevusest vabaks ehk ärevusstress.
ja kuidas magneesium sellesse võrrandisse mahub. Ja selleks, et ei oleks lihtsalt niisama lugemine, siis on tegelikult 2 pisikest 120 milliliitrist. Ehk siis veerand liitrit on ilusam öelda kui 240 milliliitrit. Veerand liitrit on teile siis ka vedelat peaaegu et sama efektiivselt kui intravenoosne magneesiumid, mida saate otse juua. Midagi mitte siit pudelist enne lahjendada. Pipetiga lahjendada või tigakastega. See oluliselt võib põhja alt ära lüüa, kui kuulid on alguses tegemata. Ja kui keegi tahab endale Contamo tooteid saata, siis palun contamo.ee. Kris Kala on podcast sooduskoodiks ja saad -8% kõikidelt toodetelt. Ja siis on mulle pakkuda veel teile 2 asja veel. Ja nüüd see kott on suur siin, pärast saate need ära panna. Mul on 2 raamatut. See on nagu jõuluvana. Jõuluvana, just. 2 raamatut Million Mindseti kirjastuselt. Üks neist on siis Erkile teadlik mees. Ehk praktiline teejuht nüüdisaegse meheliku omaduse arendamiseks, mitte seda ei oleks. See ei olnud vihje, aga see on sulle. Ja teine on ka Million Mindsetilt raamat, kuidas saada asjad tehtud, miks naistel tuleb loobuda kõige tegemisest, et saavutada kõike. How to get shit done on siin kirjas ka, palun. Ja kui keegi tahab miljoni repertuaari raamatut endale saada, siis million.ee sooduskood Kris Kala annab sulle -10% kõikidele nende raamatutele. Ja nüüd on viimane veel. Oh my god. Mul on kõige uuem saate toetaja on siis Blackstuff. Äkki olete kuulnud. Fulviinappel põhinev toode, mis on siis mikrobiomile ühesõnaga väga kasulik toiduaine, toidulisand. Ja tal on siuke hästi spetsiifiline maitse, näeb välja nagu süsi, erinevad tooted kõik põhinevad sellel ja see on siis Blackstuffi brändi poolt ja saate siis katsetada seda, lihtsalt võtta toidulisandina veega endale või kuskile, ma ei tea, suhu pritsida või kallutada nii-öelda, aga pigem veega alla juua. Ja kui keegi tahab endale Blackstuffi tooteid, siis sooduskood Kris Kala annab -15% kõikidelt toodetelt leheküljeks on blackstuff.ee. No võt, ja need tooted ei pea seal lauale jääma, need võib täitsa maha eest ära tõsta, kui tahate, aga kui ei viitsi, siis võivad ka jääda. Igal juhul, see on nüüd, voor on tehtud, toetajate voor ja kingitust on käes. Mis nüüd toimub? Ma kommenteeriks seda ärevusest vabaks, kui tuli jutuks, et see on magneesiumi kiituseks, siis tegelikult see revolutsioon, mis 40 aastat tagasi või natuke 45 aastat tagasi läks lahti antidepressantide osas, siis ennem seda kogu ärevust, kogu paanikat, psüühilisi läbielamisi, kiirabid, arstid ravisid magneesiumiga. Antidepressandid eemaldasid meie apteekidest magneesiumid, eemaldasid teadmistest. Tere tulemast, nüüd ta on jälle siin.